õhtust! Neljapäev 30. märts ja kätte on jõudnud jälle järjekordne spordipaari saade. Täna on minuga eelmise saate võitja Janari ja Maarjo, kes siis tahab ise siin spordipaaris kõva paarimees olla ja Janarile koht kätte näidata. Mis me tegema hakkame? Me hakkame vaatama erinevaid videosid, hakkame kuulama helisid, hakkame noolt loopima ja proovime välja selgitada, kes siis nendest paaris olevatest mängijatest parem on. Kes vaatab tähelepanelikumalt videosid, kes oskab paremini teadmisi ja kes lõppude lõpuks selgitame välja, kes siis ka see nooleviskaja on. Et mõlemad mängijad ma tean, et tegelikult on noolt visanud. Siin võib-olla mõnes eelnevas saates Janari näiteks juba eelmine nädal. Kuidas noolevise läks? Kuidas kommenteerid? Kehvasti. aga vaatamata sellele, et kui me nüüd tuletame meelde, kuidas sulle eelmise saate raha võitmine oli, et 50 eurot. Sa võitsid 50 eurot ja sinu vastane Henri võitis 450 eurot, nagu me sealt ekraanilt ka näeme, siis lõppude lõpuks võitsid ikkagi osava panustamisega raha, või saatevõttu võtsid endale. Et kuidas oli siis see esimene mäng? Kas oli see korvpallimäng? Jalka vist oli. Jalgpalli läinud sul pihta, aga korvpall tuli viimaste minutitega kokku. Kuidas olid siis viimase sekundiga närisid küüsi? No tegelikult ma olin suht juba alla andnud. Aga siis nagu ikka õigele spordimehele kohane tulid lõpus, tõmbasid selle viimase hingetõmbega, tõmbasid endale võidu koju. Hästi tehtud. Ehk siis Janaril üks saate võit kirjas ja juba et üks viiendik viies saate võidust kokku aetud ja 5 saate võite siis saab endale ja 10 sõbrale peo Unibeti spordipaaris. Aga Maarjo siis tuleb, pakub temale konkurenti ja oled siis kõvasti videosid vaadanud ja oled ennast kurssi viinud. Iga hommik alustan videode vaatamisega. Hästi, ma ilmselt tean, kus kohas sa seda teed ka. Me kõik teame, kus seda teed. Kõik meesterahvad teavad, kus hommikul videosid vaadatakse. Just nii. Enne tööle minekut. Aga kui sina tahad ka saada osa tänasest pakkumisest, siis mine Unibetti, tee boonuskoodiga AREEN5 10-eurone deposiit ja sulle antakse Unibeti poolt kaasa 5-eurone tasuta panus ja võid seda kasutada ükskõik millise panuse tegemiseks. Lisaks on käimas ka suurima koefitsiendi võistlus. Kasuta boonuskoodi AREEN1 ja proovi kasvatada enda 1-eurone panus kõige suuremaks. Suurima koefitsiendiga panus võidab esimene koht, võidab 100 eurot panustamisraha, teisele kohale 50 eurot panustamisraha ja kolmas koht saab 25 eurot panustamisraha. Võt nii, aga mis siin ikka, nagu öeldakse, pikk jutt on see hea jutt. Läheme edasi esimese vooru juurde ja hakkame videosid vaatama. Esimene voor, tähelepanu voor, meile tuleb 2 videot ja teie hakkate siis ära arvama, mis videos oli. Peate tähele panema näiteks, et kas videos oli mingisugusel mängijal nokamüts tagurpidi peas või olid tal tossupaelad lahti või mis iganes. Ja esimeses voorus on siis 2 videot ja te mõlemale vastate teie ees olevatele tahvlitele. Ehk siis vaatame esimese video ära ja pange tähele, mis toimuma hakkab ja peale seda küsin küsimuse. Kohe tuleb video, paneme video käima. Nii, vaatame tähelepanelikult, mis siin toimub. Musitatakse, maskott musitab, tüdrukud. Võt nii. Ja kuidas tundub video? Kas oli selline video, mida hommikuti on nähtud? Ei tule tuttav. Ei ole jah. No, ütleme siis niimoodi, et siis on võib-olla keerulisem. Aga minu küsimus kõlab, millised 2 meeskonda omavahel mängisid? Kui te väga hästi tähele panite, siis seal tegelikult oli küll kirjas, et millised 2 meeskonda omavahel mängisid. Palun võtke tahvlid, kirjutage tahvli peale meeskondade nimed ja isegi tea, mis spordialaga tegemist. Ja kui te olete valmis, siis näidake neid, aga ärge enne näidake, kui ma ütlen. Ma pean korra mõtlema, mis on... Ja, võtke aega muidugi, ei ole probleemi üldse. Ma näen, et
et oskaks kirjutada ka seda. Et Janaril juba vähemalt üks vastus on olemas. Ma tuletan meelde, et kui vastad õigesti, kui mõlemad vastavad õigesti, saate 25 eurot enda kontole juurde. Kui peaks juhtuma, et üks vastab õigesti, siis saab 50 eurot. Ja kui mõlemad vastavad valesti, läheb kõik see raha, ehk siis antud juhul 50 eurot meie progressiivsesse potti, kus juba on 100 eurot all. No nii, mängijad kirjutavad, piilun siin. Ma panen umbes. Ma panen ka täiesti umbes selbas, ma seda üldse ei vaadanud. No ma näen, et mõlemal on vastus olemas, olge head, näidake neid. Nii, natukene. Ja Janaril on kirjas Philadelphia ja Columbus. Columbia. Columbia. No saame aru. Ja Super Mariol on siis Detroit ja Penguins. Nii, vaatame, mis nimed on siis seal videos kirjas. Panen video Ducks and Flyers. No ütleme niimoodi, et see Philadelphia oli küll õige, Philadelphia Flyers, aga niikuinii kahte või õiget vastust kokku ei tulnud, ehk siis see tähendab seda, et meie progressiivsesse fondi rändab 50 eurot ja meie rändame edasi järgmise video juurde ja ülesanne on sama. Teie vaadake videot, jälgige tähelepanelikult, võib-olla natukene tähelepanelikumalt kui praegu te jälgisite ja proovige ära arvata, mis, hea küll, vaatame video ära, siis küsime küsimuse. No nii. Jooksevad, hüppavad vette, teate, mis alaga on tegu, jah? Takistusjooks on õige vastus. Nii, ja video saigi läbi. Ja minu küsimus kõlab niimoodi. Mis linna nimi ning aasta arv oli kirjutatud takistusel olevale bännerile? Oi, Mario tuleb kohe vastus, ma näen. Ja Janaril on natukene pingutanud. Kas tõesti võib juhtuda, et sa ei pannud tähele? Tähelepanu voorust sa ei pannud tähele? No, ma eeldan, et sa ei ole seda videot ka seal hommikuti vaadanud väga tihedalt. Isegi kui oled, seda kirja nagu nii ei lohe. Tõsi, et see ei ole see, millele keskenduda. Aga tee oma pakkumine, nagu ma aru saan, ega sul siis seda teadmiste põhist ei ole, et pane mingisugune pakkumine kirja. Mingisugune, ehk siis linna nimi ning aasta arv oli küsitud. Mis linna nimi ning aasta arv oli kirjutatud takistusel olevale bännerile? Mõtle, kus kohas on sinine staadion. Ja Mario üritab muidugi segadust. Ei, need siniseid staadionid on hästi palju muidugi, aga ma tegelikult isegi ei paku. Ma ei oska. Selge, võtad loobud ja tahad teada saada, mis Mario pakkus. Nii, vaatame. Napoli 2019. Kas oli Napoli 2019 sinna kirjutatud? Jälgime. Summer Universal ja Napoli 2019 on täiesti õige vastus. See tähendab seda, et 50 eurot Mario avab enda skoori, 50 eurot läheb tema kontole ja ta asub ka seda mängu juhtima. Ehk siis Mariol hetkel seis 50, potis 150 ja Janari hetkel jätkan sama taktikaga nagu eelmine saanud. No ütleme niimoodi, et sul on vähemalt sisse käidud rada ja tuled lõpus võib-olla jälle pingutad, et lähed musklipunni ja siis võtad selle viimasel hetkel clutch momentil, jah. Aga lähme edasi meie teise vooru juurde ja vaatame, mis saab meil, mis juhtus voorus. Teine voor nimeks, mis juhtus ja hakkame vaatama samamoodi videosid. Nüüd läheb elu natukene lihtsam, teil on seal reketid ja reketite peal on siis kirjas variant A, B, C ja peale video vaatamist küsin küsimuse, anname variandid ja teie saate siis õige vastuse anda, loodetavasti õige vastuse. Lugu samasugune, õige vastuse puhul, kui mõlemad vastavad õigesti, saate mõlemad 25 eurot, kui vastab üks õigesti, läheb 50 eurot temale ja kui mõlemad valesti, siis läheb meie progressiivsesse fondi 50 eurot, kus juba on 150 eurot, mida te pärast hakkate endale noole viskega siis püüdma. Aga egas midagi, lähme vaatame selle esimese video ära ja siis küsime küsimuse. Nii, nagu ma aru saan, kõik saame aru, pesapalliga on tegu. Nii, midagi juhtub. Opa! Kurikas lendas minema ja siinkohal jääb video seisma.
ja küsimus kõlab. Kas te oskate juba pakkuda ise, et mis... Sina tead vastust? Okei, sa oled vist video vaadanud paremini. Aga ma küsin ikkagi, mis juhtub pesapallikurikaga? Variant A. Üks mängijatest püüab kurika kinni. Variant B. Kurikas tabab joogitünni ja see kukub ümber. Variant C. Kurikas lendab pealtvaatajate sekka ning vanem härra võtab selle endale. No... Maarja siin puurib, Janar on enesekindel. Ma aiman, aga ma olen vist näinud, aga ma nüüd ei mäleta, kuidas see lõppes. Ma enne saadet just nägin seda. Ahaa, no olgu. Hea küll, 3, 2, 1 ja... Variant A, vaatame, kas oli niimoodi. Kohe vaatame selle video uuesti üle. Ja kas püüab vanem härra selle või lendab nii... Vot niimoodi, sellise filigraanse liigutusega. Äkki sa olid staadionil ise? Võib juhtuda äkki, et sa olid seda mängu ise vaatamas. Ma seal maal pole veel käinud. Ei ole veel, jah? Hea küll. No olgu, see tähendab seda, et mõlemad mängijad vastasid õigesti. Potti läheb 25 €, ehk siis meie hetkeseis, rahaline seis on niimoodi, et Maarjal on 75, Janaril 25 ja fondis 150 €. Aga lähme meie järgmise video juurde ja vaatame, mis video võiks ekraanile tulla nüüd. Nii, mis spordialaga on tegu? See ei ole muidugi küsimus, et millel... Küsimus ei olnud selles, et mis spordialaga on tegu. Lootsin, et vastate õigesti. Ma ei tea, kas te olete muidugi kursis, et mis spordialaga. Kaudselt olete näinud, jah? Hea küll. Minu küsimus kõlab, mis juhtub peale ründaja lööki? Variant A, pall lendab posti ning siis väravasse. Variant B, pall lendab posti, seejärel tabab väravavahti ning siis maandub väravas. Variant C, pall lendab latti, kukub maha, kaitsa lööb pallist mööda ning teine ründaja lööb palli peaga väravasse. Kes neid stsenaariumeid välja mõtleb? Ühe asja oleme kindlaks saanud, pall lõpetab väravas. Et see on nagu kindel. Ja põhimõtteliselt lendab ta posti või latti, nii et noh. Kuskilt ära käib. Tabab instrumenti. No nii, Maarjo, mis sa arvad? Kas pall lõpetab kohe väravas? Lõpetab mingi hetkel. Vaata näita korra neid variante veel. Vaatame variandid üle muidugi. Mis juhtub peale ründaja lööki? Pall lendab posti ning siis väravasse. Pall lendab posti, seejärel tabab väravavahti ning siis maandub väravas. Variant C, pall lendab latti, kukub maha, kaitsja lööb pallist mööda ning teine ründaja lööb palli peaga väravasse. Müstika. See on tõesti müstika. Selle löögi järgi muidugi saab öelda väga paljugi ära. Aga olgu, mis siin ikkagi mõelda? Kui ei tea, tuleb panna uupi. Ja kui tead, siis paned õigesti. Nii, 3, 2, 1, näidake variante nüüd. Ja mõlemad pakuvad variant B. No, vaatame järgi. Meie vastus tuleb kohe video kujul. Nii, hakkab pihta. Lööb, nii pall lendab posti ja ei juhtudki midagi muud. Lendab posti ja väravasse. No ei olnud siin kuskil mingit kaitsjat, ei saanud väravavaht palliga pähe ega midagi muud, ehk siis variant A oli õige ja see tähendab seda, et... See oli liiga lihtne. See oli liiga... Teinekord on elus, kui mingid asjad tunduvad liiga lihtsad, siis hakkad kahtlema nendes. Just nii. Aga see tähendab seda, et meil on järjekordne voor saanud läbi, teine voor läbi, meil on fondis 200 €, Maarjol 75 €, Janari jätkab vaikselt ikkagi enda eelmist rada, et tasa ja targu ajab seda raha kokku. Aga ärge minge kuhugi, kohe oleme tagasi kolmandas voorus. Ja olemegi tagasi kolmandas voorus meie spordipaari saates täna neljapäeva õhtul ja me hakkame kuulama kolmandas voorus helisid. Meil on 2 heli. Esimene heli, mis meil tuleb, on ära arvata natukene võib-olla lihtsam, sellepärast et on valikvariantidega ja teised peate täitsa ise välja mõtlema. Aga noh, ütleme niimoodi, et helid võivad olla sellised raskemate killast, aga kui oled jälle näiteks hommikul seal videote kõrvale ka mõnda heli kuulanud, siis võib juhtuda, et on täitsa selline köki-möki.
ja mis siin ikka, võtame esimese heli, kuulame ära ja siis vaatame, mis on valikvariandid. No vot selline heli. Kas meenutas üldse midagi? Hakkas mingeid mõtteid käima peas? Kuidas on, Maarja? Hakkas lollid mõtted peas käima. No, spordipaari saates ei ole keelatud ka lolle mõtteid mõelda. Janari, mis mõtted sinul on? Kas on ka lollid mõtted või on mingisugused? Mingi mõte on. Mingi mõte on. Aga teeme elu natukene lihtsamaks. Äkki kuulame ühe korra veel, et Maarjal ka võib-olla lollid mõtted peast ära läheksid. Ütleb nii, et ega endalgi läksid nüüd mõtted juba päris lolliks ära. Kuidas on, kas läks elu kergemaks või veel hullemaks? Ei läinud, läks hullemaks ka. Nüüd hakkasid veel rohkem genereerima. Hea küll, aga esimesed heli vastused on valikvariantidega ja minu küsimus kõlab, mis heliga on tegu? Ja variandid. Variant A, vaba stiilis suusatamine. Variant B, lumeräätsadega kõndimine. Variant C, uisutamine. Kas oli üldse kuhugi sinna kanti, kus need lollid mõtted olid, Maarja? Natukene oli küll, jah, et talvega... No, jah, talvega. Seotud, aga jah. Aga näite korra suurelt. Vaatame uuesti, kas tegu oli variant A, vaba stiilis suusatamisega, variant B, lumeräätsadega kõndimine või variant C, uisutamine. Kuidas võiks olla? Ega siin tegelikult pikalt ju mõelda ei ole mõtet, et näitame variante 3, 2, 1 ja nii. Ja mõlemad pakuvad variant A ehk siis vaba stiilis suusatamine. Aga minu vastus teile on, et tegelikult oli tegu uisutamisega. Ehk siis uiskudega. No jah, võib-olla küll. Kas ise olete uisutanud üldse või käite uisutamas? Ei, ma see aasta käisin korra lapsega uisuväljakul, aga sükest heli ma sealt küll ei välja. Aga püsid ise hästi uiskudel muidu või? Ei. No võib-olla sellest see asi oligi. Võib-olla küll, ma arvan. Pole minu ala. Pole sinu ala, olgu. Pean lihtsalt ise ka vahepealaks tunnistama, et ega need uisud minulgi ei ole. Ilmselt kui ei oleks varem vastust teadnud, ei oleks ka osanud arvata. Aga et teil elu oleks põnevam, siis teine voor, siin helivoorus teine heli, te peate täitsa ise välja ära mõtlema, mis heliga on tegu, ei ole isegi valikvariante. Kuulame ühe korra ja siis vaatame, mis võiks olla. Kuulan veel ühe korra. See oli kõik või? No kas mõtted on segased, lollid, targad, huvitavad? Kui täpselt kirjutama peab? No ütleme niimoodi, et kui spordiala saad pihta, siis võib-olla jah. Hea küll, pange vastused kirja. Kuulame, me võime ühe korra veel kuulata, kui te soovite. Paneme maestro, palun muusikat. Nii, palun kirjutage oma vastused. Ma näen, et Maarjo on oma vastuse kirja. Janari võtab mõttepausi. Kas seekord platsi tühjaks ei jäta, ma eeldan? Näen, et tuleb juba vastus. Kas tuleb siit mõlemal õige vastus? Kas tuleb mõlemal vale vastus? Kas läheb raha potti? Kohe selgub. Palun näidake oma vastuseid. Nii. Ja Janari ütleb laskmine. Ja Maarjo ütleb tennises servilöök. Ja Maarjo võidab. Pean ütlema, et ei olnud kummalgi õige vastus. Tegelikult on jääoki litri löök nagu nii. Selle oleks pidanud panema... Sest ma kahe vahel kahti. Selle oleks pidanud panema vastuse tahtlile, sellepärast et just tõesti jääoki litri löömisega oli tegu. Esimene mõte, mis tuleb pähe, tuleb kirja. Ja esimene mõte on alati õige igal pool. Tasub meelde jätta see. Aga ja nii tihti eksime selle vastu. No nii on. Tundub nii, jah.
no see tähendab seda, et järjekordne 50 eurot rändab potti ja hetkeseisuga on siis niimoodi, et meie progressiivses fondis on 300 eurot, Mariol 75 eurot ja Janari päris nulli peal ei ole, aga on 25 eurose konto seisuga hetkel. Ja meie lähme edasi 4. vooru juurde, kus hakkame vaatama pilte. Neljas voor, pildivoor ja siin hakkame vaatama pilte, kuhu on kokku pandud 2 sportlast ja 2 vooru, mõlema vooru hind järjekordselt 50 eurot ja selleks, et õige vastuse raha endale saada, peate ära arvama, millisest 2 sportlasest on pilt kokku miksitud. Ehk siis, kui panete ühe sportlase õigesti, kahjuks õige vastusena kirja ei lähe ja raha läheb fondi. Ja vaatame, mis on meie esimesel pildil või kes õigemini. Ja esimene pilt ilmub ekraanile nüüd. Jah, kes või mis, pigem võib öelda isegi võib-olla, et mis on pildil. Hea, et lapsed juba magavad sellel kellaajal praegu, et ega siin või kui mõni ei peaks magama, siis selle pildiga võib mõne magama panna või siis just niimoodi, et ei maga terve öö. Aga näen, vaatan, piilun siin, mõlemal mehel on üks pilt juba kirjas või üks nimi õigemini ja vaadake hoolega. Üks on küll see teide, ma arvan, et meil on mõlemad üks ja sama see kirjas, aga kes see teine on? No siin kelle pea, kelle silmad. Kelle õlad, kelle lõu. No jah, samas jah, saab ka vaadata õlgade järgi. Et ma muidugi nii ütleme, et ma olen amatöör fotosopper, et ma ütleks, et siin ilmselt õlgasid ei ole monteeritud ja niimoodi pilte nagu tehtud. Et pigem on seal näosakonnas vahetusi tehtud. Kas proovid uut taktikat, et vaatad läbi? Täiesti tühi. Vaatad läbi ekraani? Vaatan nagu pool ja pool. Oota, ma proovin ka, kas tuleb paremini või? Ega väga ei läinud paremaks, hullemaks läks. Ja küll, aga pange mingid pakkumised kirja, sest ega peab arvama ja... Ma isegi ei oska pakkuda kellegi. No pane mingi nimi kirja, äkki läheb pihta täiesti suvaline sportlase nimi. Tõmbas sellegagi jõudme kokku. Pane nüüd enda lemmiksportlane kirja või keegi. Ja küll, Janari, võta ennast kokku nüüd. Las jääb. Hea küll. Näidake siis vastuseid ja nagu me näeme, Mario on pannud kirja Gerd Kanter ja Madis Kallas ja Janari pani kirja Gerd Kanteri ainult. No vaatame, kas saite mõlemad, olgu Janari ei ole mingit võimalust siit raha võita, aga Mario, kas sinu vastus oli õige? Ja... no näed, Gerd Kanter oli mõlemal õige, õlgade järgi tundsite ära ilmselt, ma arvan. Ja teine oli Martin Müürsepp. Kus korra juhasa Müürsepp oli see? Ei oskanud isegi. Et ei käinud isegi peast läbi? Ei, absoluutselt mitte. No, see tähendab seda, et tänu sellele meie järjekordselt 50 eurot rändab ei kuhugi mujale kui meie progressiivsesse fondi, mille peale te hakkate viskama noolt peale seda, kui me oleme ära vaadanud veel ühe pildi. Ja küsimus kõlab samamoodi, millised 2 sportlast on siin kokku miksitud. No nii, Janaril läks kohe, markeril punn maha, siis tuleb vist ilmselt õige vastus ja Mario paneb ka kirja. Näen siin. Ja mina niimoodi asjatundmatu pilguga ma ütleks, et... Kirjavigu ei lähe arvesse enne. Ei, kirjaviga ei arvesta ja kui me saame aru, mis nimesid oled mõelnud siin, siis ilmselgelt läheb õige vastusena kirja. Võite ka suuliselt lihtsalt juurde öelda, kui olete... Ma pakun nii. On teil mõlemal mehel valmis? Hea küll, vaatame vastuseid. Nii... Zidane ja Beckham. Ja David Beckham ja Zinedine Zidane. Mõlemal mehel sama vastus. Enne kui vaatame õiget vastust, mina oleks öelnud, et siin on Erik ten Haag.
et siin ei olegi kahte sportlast kokku pandud, siin on Erik Ten Haag. Aga vaatame, mis on õige vastus. Ja David Beckham ja Zinedine Zidane'iga on tegu, ehk siis kaks legendaarset jalgpalluri. Siin ma tegin seda, esimene mõte kirja. Ja õigesti tegid, sellepärast, et mõlemad saavad 25 eurot oma kontole kirja. See tähendab seda, et meie hetkeseis Janaril 50 eurot, Mariol 100 eurot ja meie progressiivses fondis on 350 eurot. Ja see 350 eurot, selle omanik selgub meil nooleviskes ja seda hakkamegi kohe välja selgitama. No nii, 4. voor meie spordipaari saates ja asjad on jõudmas oma haripunkti, sellepärast et progressiivses fondis olev 350 eurot ootab oma omaniku, aga enne seda, kui teeme noole viske, ma tuletan sulle vaataja meelde, et sa saad minna ka osaleda Unibetis, mine kasuta boonuskoodi AREEN5 ja 10-eurose deposiidi eest saad sa endale 5-eurose tasuta panuse, mida võid kasutada ükskõik milliste spordipanuste tegemiseks. Suurima koefitsiendi võistlus on samamoodi käimas, selleks mine kasuta boonuskoodi AREEN1 ja osaled suurima koefitsiendi võistlusel, kus esikohale on 100 eurot boonusraha, teisele kohale 50 eurot boonusraha ja kolmas koht saab 25 eurot boonusraha. Aga meil ootab ei rohkem ega vähem kui 350 eurot panustamisraha omanikku. Hetkeseis siis niimoodi, et Mariol 100 eurot, Janaril 50 eurot ja nüüd mehed hakkavad viskama 350 euro peale nooli. 3 viset mõlemal mehel, kumb teeb parema tulemuse, kogu pott läheb sulle. Selline karm, aga väga õiglane. Ja kuna Mariol on rohkem raha, siis annan temale esimese võimaluse teha skoor ette. Ole hea, viska õlg soojaks, paneme kaameraga peale selle ja kohe nii nüüd. Esimene vise 16 punkti. Teise viskega rohelisse bullseye'sse ehk siis 25 juurde ja 17 juurde. Kokku 58 punkti. Hea tulemus. Ja, siin on teada, kus see raha läks vist. No vaatame. Nii, Janari, enne kui viskad, küsin, kuidas tunne on? Ei, no... Kuidas tunne on? Teeme teise saate kordust. 3x20. Ja, ega ei ole siin midagi muud vaja teha, kui viskad 3x20 või triple 20. Aga kui sa oled valmis tegema vise. Nii, esimene on 9. Ja kas 5. No nii, nüüd on vaja bullseye visata või triple 20. No nii, 15 punkti, see tähendab seda, et Mario on saanud enda kontole juurde 350 eurot, ehk siis meil on déjà vu. Janari, kuidas eelmine saade sinu panustamisraha oli? 50. Õige vastus, sellepärast, et täna on sul samamoodi. Ja Mario, ma soovitan sul natukene võib-olla tundeid tagasi hoida, sellepärast, et eelmine saade 450 eurot oli ka Henril, aga nagu näha, Henrit millegi pärast ei ole, sest Janari on väga osav panustaja. Ja egas midagi, me lähmegi vaatame, mis mängude peale me panustama hakkame ja olen kohe tagasi. Ja olemegi tagasi meie spordipaaris ja hakkame teenitud raha kulutama. Tuletan meelde, et siis Mariol on 450 eurot panustamisraha, Janaril juba harjumuspärases punktis, väikse bankrolliga mängija, aga väga edukas siiamaani olnud sellega. Ehk siis Mario hakkab panustama 450 euroga ja Janari 50-ga ja meil on 2 mängu, mida teie veel ei tea. Ja te võite oma raha ära jagada, kuidas ise soovite. Kui soovite esimese mängu peale kõik panna, siis võid seda teha. Ja kui soovid näiteks pool panna esimese mängu peale või mingisuguse osa esimese mängu peale ja jätta mingi osa teise mängu peale, siis võid ka seda teha. Aga lähmegi vaatame, mis meie esimene mäng täna on, mille peale me panustama hakkama. Ohoo, ei midagi muud kui Inglismaa kõrgliiga Newcastle versus Man United. Mäng toimub 2. aprillil kell 18.30 õhtul. See siis on pühapäeva õhtu. Ja
ütleme natukene taustainfot ka, et Newcastle on 5. kohal, Manu 3. kohal ja viimased 7 mängu pole Newcastle suutnud omavahel võita. Ehk siis omavahelised kohtumised on kõik lõppenud kas viigiga või Manu võiduga. Aga egas midagi, võtame selle panustamiskoha ette, lähme Unibeti ja enne, kui me panustama hakkame, ma teen teil natukene elu lihtsamaks, vaadake. Siin Unibetis on väga hea asi enne panustamist, sa saad vaata kogu statistikat. Lähme käime korra seal lehekülje peal, vaatame, mis siin toimub. Näed, siin on igasugust statistikat, omavahelised mäng, 58 mängu registreeritud alates 1993. aastast, ehk siis Newcastle on võitnud 7 mängu ja Manu 35. Lisaks saame teada, et Miguel Almirón on Newcastle meeskonna parim väravalööja 11 väravaga. Marcus Rashford on löönud meeskonna Man United kasuks 14 väravat. Kas ise ka kasutate seda, kui panustate? Jah, vaatan siit ja vaatan mujalt ka veel juurde. Aga mida ma soovitan teha, kui näiteks täna enne panustamist, kuna ma tean, et Janaril on võib-olla natukene lähtepositsioon kehvem, siis ma näitan sulle, mis kohtunik siin on. Stuart Atwell saab ka kohtuniku kohta statsi vaadata. Nii, ja vaatame, mis statistika on kohtunikul. Sinna pole ma kunagi vaadata. Näidatud kaardid 3,6 mängu kohta ja keskmiselt minuteid kaardi kohta on 24,8. Siis saab... No näed, siin on lemmikmeeskond Manchester United 11 kaardiga. Aga see on jutumärkides. No ja see on jutumärkides, ehk siis Man United. Aga ta on lemmikmängija ka veel olemas selle. No näed, kõik statistika on olemas. Kolibali on siis tema lemmikmängija, ehk siis ma eeldan, kellele ta kõige rohkem on kaarte viibutanud. No võt, selline hea featuur on Unibetis. Meie aga hakkame panuseid tegema. Me saime nüüd palju targemaks, vaatame koefitsendid üle. Newcastle Unitedil on hetke koefitsient 2,43 ja Manchester Unitedil 3,0 ja Newcastle'i kodus see mäng toimub. Ja ma pakun, et võib alustada Mario. Sul on 450 €, kui suure summa enda bankrollist ja mille peale sa soovid panustada siin mängus? Kas üldse soovid? Ja, ma võtaksin siia 150 €. Nii. Ja väravaid, seal all on see... Slider. Liiguta korra paremale, eks nüüks. Nii, väravaid. Pane tagasi, panegi sinna, kus oli 2,5. Ja paneme see üle 2,5 värava. Üle 2,5 värava, 1,87 on seal koefitsient ja see toob sulle potentsiaalseks väljamakseks 280 €. Teeme panuse ja see tähendab seda, et sul jääb 300 € alles. Janari, sinul 50 €. Kas soovid selle panna siin mängus mängu? Ma teen pooleks. Teed pooleks, paned 25 € siin. Ja mis sa soovid panustada? Kas võitja peale või soovid kombineerida Betbuilderis midagi? Mänu võit alla 2,5 värava. Ahah, olgu, paneme siis selle, et Manu võidab, see annab sulle 3,0 koefitsiendiks ja alla 2,5 värava, kokku koefitsient 6 ja 25 € soovisid sinna peale panna. No, 150. Vaata, võib ka väikse rahaga suuri summasid võita. Nüüd on sul lihtsalt vaja loota, et Manu selle võidu ära võtab. Tuleb kinnine mäng. Ja tuleb kinnine mäng. No, ütleks ise niimoodi, et ma natukene olen Manu mänge jälginud, et Mitte, et ma nagu lemmikmeeskond oleks. Viimane Fulhami mäng oli ka ju lihtsalt tänu sellele, et üks meeskond sai 3 punast. Ja, ühe situatsiooni jooksul veel. Et see oli tõesti jalgpalliajaloos väga erakordne juhus. See oli põhimõtteliselt lõpuni ju 1-0 seal enam-vähem. Oli tõesti, oli. Janari on ikkagi jälginud neid mänge. Nagu ma aru saan, siis Mario ka. Tulemus ikka olen vaadanud, otse niimoodi mängu pigem ei. Ja küll, vaatame, mis meie teiseks mänguks on välja valitud. Ja kohe tuleb see ekraanile. Jällegi jalgpallimäng. Ei midagi muud kui Bundesliga, Bayerni München ja Borussia Dortmundi mäng. Dortmund on 1 punktiga ees. Ehk siis Dortmundil on 53 punkti, ollakse hetkel Bundesliga liidrid ja Bayern on teine 52 punktiga.
ma ei tea, kas olete jälginud, võin teile natukene inside infot anda. Uus peatreener. Just, Bayernil on uus peatreener ja Tuhvli Toomas tuli uueks peatreeneriks. Chelsea'st läks ta minema, õigemini saadeti minema peale seda, et Chelsea mäng on kõvasti samale tasemele jäänud. Aga see selleks, meie hakkame panustama Bayerni, Müncheni ja Borussia mängu peale. Vaatame koefitsiendid üle. Nii, ja koefitsientideks hetkel pakutakse Bayerni Münchenile 1,5, Borussiale 5,4. Mario, mis sa arvad, kas võiks võita Bayern, Borussia, Viik annaks 5 koefitsiendi või kui soovid millegi muu peale? Kogu oma raha Bayerni võidu peale. Nii, ja sul on raha 300. Ei rohkem ega vähem kui 300 eurot ja läheb Bayerni võidu peale. Lähed siis nii-öelda sellise safe beti peale. No natuke safe beti peale. Ütleme niimoodi, et see on veidikene selline kahtlane olukord, sellepärast, et uus peatreener on just tulnud ja kas nad mängivad... Mehed on samad. Mehed on samad, see on tõsi. Korra välislinki tahad mulle näidata. Ja Janari soovib vaadata välislinki, ei ole probleemi. Vaatame. Ja kas tahad näha, et see Toomas Tuhhel ikka on treener? Äkki on vahepeal uus treener tulnud? Treener mind ei huvitagi. Tema veel korra lappale vaja? Vaatame, mis sa soovid sealt näha. Viimane seis 2-2. Viimased mängud omavahel on olnud 2-2, 3-1 Dortmundiga suks. Nii, kerime. Ja soovid viimaseid mänge näha, jah? Viimased mängud Bayern on kaotanud Leverkusenile 1-2. Ma panustasin ka Bayerni. Ja siis on võidetud 5-3 Augsburgi ja PSG-d võideti 2-0. Aga Dortmundil loputati Kölni 6-1 ja Schalkega tehti 2-2 Viik. No, see oli jah kuidagi väga... No ma arvan, et sul on juba tegelikult plaan paigas, et mis sa soovid panustada. Lähme vaatame, mis panused teed. 25 eurot sul on, Janari. Ma olen Viigi peal. Paned 25 eurot Viigi peale, ehk siis 5 koefitsiendiga. Ja see toob sulle tagasi rohkem ega vähem kui 125 eurot. Ehk siis Janari on super näide sellest, kuidas väikese bankrolliga proovida võtta maksimaalne väärtus välja. No edu igatahes mõlemale, ega siin ei saagi rohkem ega vähem öelda. Soovin teile edu, loodame, et panused lähevad hästi, emal kummal, aga 11 igatahes tagasi on oodatud, kui just ei juhtu see, et mõlemad Baranka saavad, et siis jah, nii kehva mängu eest kohe 2 uut mängijad. Meil aga on vaja teha veel üks hea toiming ja selleks on ei midagi muud kui finalisti loos ja finalisti loos toimub nende nimede vahel, kes on meil siin mütsis. Ehk siis eelmisest äriklassist tuli välja 5 nime, siin on need nimed ka sees ja ole hea. Ära enda oma võtta. Sa ilmselt ei olegi siin. Nii. Ole hea, anna teada, kes on siin see võitja, kes saab finaali. Kasiinokunn. No nii, Kasiinokunn. Palju õnne, oled saanud finaali. Finaal siis tähendab seda, et iga 8 saate tagant toimub finaal, kus saates välja tulnud finalistid saavad võimaluse võita endale ja 10 sõbrale peo Unibeti spordibaaris. Ja mis midagi muud. 4 päeva õhtu hakkab nüüd saama juba ööks. Lähme vaatame sporti, ootame nädalavahetust ja kohtume juba järgmises spordibaari saates. Tšau!